Koolifüüsikaõpetajana, nii et mu jutt tuleb väga füüsikaline. Aga kuidas koolis rakendada, seda ma arvan, et ma ei räägi seda. Ei räägi seda. Ma räägin natukese üldisemalt ja ma tänan kõiki eeskõnelejaid, kes on teinud väga hea niisuguse sissejuhatava asja siia ja andnud päris palju ideid ja mõtteid, mida mina olen ka siin kasutanud. Nüüd see teaduspõhine õppevaat mulle potsatas kunagi kirjakasti kirjakene, kus Maie Kotka mulle palus teha ettekanne niisugusel teemal ja mina ei olnud varem kohanud sellist terminit nagu teaduspõhine õpe. Võib-olla ma ei tea paljusid asju lihtsalt, aga ma ei hakanud küsima ka üle, mis asi see on, see teaduspõhine õpe. Kuna ma tean, mis on avastusõpe, seda ma tean. Nii, ja siis ma panin siia terminisse natuke sisse oma mõtteid ja avan selle termini läbi oma arusaama. Kui ma nüüd seda ettekannet tegin seda, siis ma avastasin niisugused kena mõttetera, et teadus on pigem mõtlemisviis kui teadmiste kogu. Mul hakkas see üldselt meeldima. Ma ei ole seda raamatunistikast olemas, ma ei ole seda raamat lugenud üldsegi, aga see mõttetera mulle meeldib. Ja mida me koolis õpetame? Jutt oli siin palju enne õpetame õpikud, järgmine õpetame teadmiste kogumit. Aga mõtlemisviisi ei õpeta. No ei, nii ei tohi öelda. Sellepärast, et osad õpetavad mõtlemisviisi ja edasi ka kindla peale. Ja ma ei pannud paljusid asju, mis ettekandest tuleb sinna selle paberita. Paljud kõige olulisema. Sest ma tean selle enamasti kultuurikiht ja kultuurikiht kattub nii kaksub tiiga veel, lõpuks on tolmukiht peale, seda ma ei vaata. Aga nagu ma aru sain, siin avastus teie kodulehel on see ettekanne ka selliselt kuul välis. Nii siis teaduslik mõtlemist. See on oluliselt teadusolümpiaadi üks võistlus olnud. Ja parasjagu see noormees seal tegutseb, tõmbab kriipse toru peale sinna ja kindlasti kohtuda on, et ta teab, kuhu see kriipsuga tõmmata tuleb ja kõlbava teadmist ja teeb seda, oskab, saab hakkama, tal käed juba toimivad. Praegu on lastud käed toimivad. Korteri koolis oli tegema omad keda. See 10. klass on praegu 12. klassis. Kui ma küsin, hakkavad teil naerma, ei mäletavad seda. Aga tähendab see traditsiooni õppe, kuigi sellega tegeldakse väga palju keemia üles kui täis seda. Aga ei ole aru saanud, mis asi see on. No nii, õppige mõtlema. Ega mõtle, mis saame õppida ikka ka mõlemas. Kui mul õpetaja esitab materjalis mida vaja siis tuleb hüpotees. Teadlasel hüpotees. Hüpoteesi võiks natuke nagu moodide käsitleda. Võib öelda, et alati ei ole tegemist hüpoteesiga, aga tegemist oletusega. Hüpoteesi oletuse vahe on selline, et oletus on see intuitsiooni põhine otsustus, aga on hüpotees. Hüpoteesist, kui me räägime katselisest uurimusest, teie enamast katselisest, võib-olla teoreetiline uurimus,
tehakse katse, kamatakse katse, õpilased peaks ise kamatama katse, mitte teie, eks ole, mitte õpetaja. Õpetaja muidugi teab ja vajadusel ta toetab neid. Siis on mõõtmine, anda töötlus, siis on järeldusüpoteesi kehtivuse kohta, võib ka ring tulla seal, siis vahel selgub, et hüpotees tuli ümber lükata, katse lükkas see hüpotees ümber. Jah, tuleme. Kas avastus moraalselt sunniks natukese neid, siis miks mitte, ta võiks olla ka abiõpetaja rollis, tuleb klassi teeb, aitab asju teha. Ja võiks olla ka laborandi rollis. Asjad on vaja kuidagi saada, kaupluses on vaja käia, asju on vaja osta, edasi. Võite seda küllalt ole.